Aitäh! Kõigepealt ma tänan selle väga inspireeriva algse video eest. Kindlasti on inimestel erinevaid mälupilte, kes seda tegi. Mina vaataksin, ma arvan, et Liia Anni oskab seda väga täpselt kirjeldada, kuidas see tekkis. Muidu ma vaataksin a la Mart Nuti ja teiste poole, kes valimisseadusi on teinud. Aga küsisin sama küsimust ka siis Tehisarult ja Tehisaru andis mulle kiiresti viite Kadri Vakmanni bakalaureuse tööle aastast 2012, mis on siis Tartu Ülikoolis sotsiaal- ja haridusteaduskonnas Riigiteaduste Instituudis ja igaüks saab sealt siis täpsemalt edasi vaadata. Aga mis ühtlasi näitab seda, kui oluline on see, et eesti keel ja eesti teadlaste tööd oleksid kõik Tehisarus kättesaadavad, leitavad. Kahjuks jõudsin kiiruga vaadata, et Kadri Vakman viitab siin 1999. aasta Rein Taagepera teadustööle samal teemal, kus ta kritiseerib tegelikult seda 0,9, aga seda enam Tehisarus ei ole. Nii et seda ta nagu viidata ei saa. Nii et siit siis sissejuhatuseks see üleskutse, et kui me tahame, et eesti keel ja kultuur elaks, õitseks ja areneks ja oleks üle terve maailma meie tegelik informatsioon kasutatav, siis on tõepoolest äärmiselt oluline mitte ainult siis demokraatia säilimiseks ja teadlike otsuste tegemiseks, vaid ka selleks, et üleüldse eesti keel, kultuur oleks olemas ja esindatud see, et see kõik on Tehisaru kaudu kättesaadav. Ma arvan, et ma ei olnud ainukene inimene siin saalis, kes Tehisarule ka selle küsimuse kiiresti esitas. Tegelikkus on muidugi selline, et kui on kellegil veel sellist illusiooni, et poliitikas langetatakse matemaatiliselt kaalutletud otsuseid lihtsalt sellepärast, et matemaatiliselt ja argumenteeritult kaalutletud otsuste langetamine on õigem ja parem, siis ma sellel kohal valmistaksin pettumuse. Maailma ajaloos tõenäoliselt ei ole kunagi niimoodi ka olnud ja ilmselt tuleb ka põhjused, miks see 1 asendati 0,9-ga, vaadata sellele, et millistel erakondadel oli see siis sellel hetkel kasulikum, kui see 1 0,9-ga asendati ja koefitsiendina siis, ja sealt tuleb ka vastus, et miks seda tehti. Aga nüüd siis ettekande enda juurde. Mida Eesti teeb Tehisaru valdkonnas riigi vaates? Meil on maailma mõistes 2 täiesti unikaalset trumpi. Meil on esiteks see, et meil on 100% digiteeritud avalik sektor. Meil on andmete ristkasutus sellises ulatuses, mida ikkagi üheski teises riigis sellises ulatuses kasutuses ei ole. Ja meil on tehnoloogia usku Eesti rahvas, väike äge digirahvas. Ja teiseks on meil haridussektor või haridus, koolid, õpetajad, kes on samamoodi altid kasutama digivahendeid ja me oleme maailma üks esimesi riike, kes on Tehisaru hariduses täiesti teadlikult kasutusele võtnud ja kavatseme sellega ka edasi minna. Kõikides maailma riikides on olemas haridus, kõikides maailma riikides on olemas avalik sektor, ehk et meil on tegelikult võimalik teha midagi väga suurt terve maailma vaates, näidates eeskuju kõigile, kuidas neid asju hästi lahendada. Ja meil on suurepärane õpirada selja taga. Me teame, et me saame digimuutusi, digiarendusi teha üksnes siis, kui meil on inimeste usaldus. Ehk et kui inimesed päriselt usaldavad neid andmeid, inimeste enda andmeid, ettevõtted usaldavad oma andmeid riigile toimetamiseks. Ja seda usaldust oleme me hoidnud vastastikku ja Tehisaru ajastul muutub selle usalduse hoidmine eriti kriitiliseks. Ja ta muutub eriti kriitiliseks sellepärast, et Tehisaruga on võimalik teha asju, mis tunduvad esmapilgul, et justkui võiks olla nagu ühiskonnale head, aga tegelikult ei ole. Ma saan aru küll, et siin on avalik ülekanne ka praegu, aga lubage mul siiski tuua küllaltki vulgaarne näide. Kui ma küsin, meil on umbes 200 avalikus sektoris kasutatavat Tehisaru lahendust ja üks nendest on rajakaamerad, mida loetakse siis väga edukaks lahenduseks, kus meil on metsas, eks ole, kaamerad, kes vaatavad, et kuidas ulukid ja kakud nagu liiguvad. Aga õnneks meil on palju metsa
Eesti inimesed käivad metsas, ka isegi autojuhtidega meil on siin ühine keel, eks ole, autojuhid käivad vahest asjal ja kui sul on ikkagi see sisse tallatud rada, see on lihtsam sellele asjale minna. Ja sugugi välistatud ei ole see, et kuna metsas ei ole need kaamerad märgistatud, et sa satud asjal käies siis selle kaamera pildi sisse. Ja nüüd meil on näotuvastus, eks ole, süsteemid olemas ja kõik. Ja siiamaani me loeme avaliku korra rikkumiseks seda, kui keegi käib asjal pargis. Aga metsas me seda nagu veel ei loe avaliku korra rikkumiseks. Aga kui andmed on tohutult lihtsalt kasutatavad ja kui tohutult lihtsaks muutub inimeste trahvimine või karistamine millegi eest, mis kellegile tundub pisut ebamoraalne või muidu natukene vale, siis võib väga kergesti juhtuda, et meil on suurepärane andmestik siin olemas, paneme sinna ka trahvi peale. Ehk et see on lihtsalt üks vulgaarne näide selle kohta, mida ei tohi teha tehisaru võimaluste raames. Ehk see tegelikult see peamine tuum tehisaru arendamisel on meie delikaatsete andmete hoidmine väga turvaliselt riigi täieliku kontrolli all, mis siis välistab terve rea lahendusi, terve rea ka rahvusvaheliste ettevõtetega koostööd. Ja teiseks see, et me jumala eest ei läheks hoogu tehisaru võimaluste kasutamisel riigis vabaduste ja seniste õiguste hoidmisel ja kaitsmisel. See usalduse hoidmine ja vabaduste hoidmine on tuum kogu selles asjas. Ja see on ka üks nendest põhjustest, miks meil on 1. jaanuarist justiits- ja digipool koos, et jah, me tahame digilahendustes uusi innovatsioone, me tahame tehisarus olla maailma kõige enam tehisaru kasutav avalik sektor ja me tahame hariduses olla maailma kõige targemate tehisaru kasutajate ja arendajatest õpilastega riik, aga me tahame, et meie senised vabadused ja õigused kõhklusteta, kahtlusteta ja täielikus usalduses säiliksid. Ja nüüd, et seda eesmärki täita, seda tuumeesmärki täita, ongi siis terve rida tegevusi, mida me teeme. Esimene, mida ma juba nimetasin, suveräänne tehisaru lahendus, ehk et me ei saa kasutada rahvusvaheliste suurte korporatsioonide, eraettevõtete lahendusi. Me saame neid kasutada enam-vähem avalike andmetega, mida me oleme ka siiamaani teinud. Niipea, kui me jõuame tundlike andmeteni, tuleb meil oma suveräänseid lahendusi ehitada. Me saame neid ehitada teiste samameelsete Euroopa Liidu liikmesriikidega koos. Üksinda ehitamiseks on need sageli liiga kallid või liiga mahukad, aga meil peab olema see arusaam, et see riik on Euroopa Liidus ja ta on meiega samameelne. Nüüd teine asi, mida me peame tegema, meil on vaja varem või hiljem, pigem varem, on meil vaja ka kohaliku gigatehase haru. Ma räägin harust, sellepärast, et tervet gigatehast me ei suudaks ka parimal juhul, isegi kui me tasuta Ukrainale neid võimalusi kasutada, anname ise siin koha peal ära kasutada. Aga haru muutub eriti oluliseks siis, kui me ikkagi jõuame ka kui need ise liikuvad sõidukid jõuavad Eestisse, mujal on nad juba ju väga paljudes kohtades kasutusel, siis muutub see praegune lumiarvuti ajavälp, millega info liigub siiski kriitiliseks ja meil on vaja neid arvutusvõimekusi tuua siia rohkem koha peale. Ehk siis me tegeleme sellega, et meil tekiks suveräänsed tehisarumudelid. Me tegeleme sellega, et meile siia koha peale tekiks vajalik infrastruktuur. Kolmas asi, millega me tegeleme, on kogu õigusruum. Me tahame näha seda õigusruumi innovatsiooni võimaldavana, mitte takistavana. Ka senine Eesti digiriigi areng on tuginenud sellele, et Euroopa Liidu andmekaitse reegleid oleme me näinud arengut võimaldavatena, mitte takistavatena. Mingisuguseid reegleid on päris selgesti vaja, et edasi minna ja ka tehisaru reeglid peavad kõhklemata olemas olema. Kui siin päris alguses videos oli natukene kahtlust, et kuidas meil selle demokraatiaga on ja see on väga tänuväärselt ka tänase konverentsi teema, siis senine digiriigi areng siiski näitab seda, et see, mis toimub, ma jällegi vabandan vulgaarset väljendust, aga see ei ole sugugi vale, eriti kui me räägime 90ndatest aastatest. See, mis toimub ohtra konjaki saatel eelnõusid välja mõeldes Riigikogu pimedates koridorides ja tubades, on palju vähem jälgitav kui kõik see, mis on tegelikult digimaailmas jälgitav. Ehk et tegelikult targalt tehisaru kasutades on meil võimalik saada palju parem läbipaistvus, palju parem avalikkuse kontroll, palju parem ühiskonna arusaam sellest, et mis tegelikult toimub.
See sama näide, mida ma nii lääne kolleegidele sageli toon, et kes ehmatavad ära, et appi, teil on meditsiiniandmed arvutis. Kuidas see võimalik on? Et vaadake, et meil on võimalik igal patsiendil vaadata, et milline arst, millisel sekundil on tema meditsiiniandmeid vaadanud. Kui teil on paberkaustad, te iialgi ei saa teada, kes teie paberkaustasid sirvis. Seesama usalduse ehitamine, mida me oleme siiamaani kasutanud, võimaldab meil edasi minna tehisaru lahendustega, kui me seda targalt teeme, ja see vajab siis õigusruumi uuendamist üsna laialdaselt. Ja kuna meil on teaduskonverents, siis ma lõpetaksin eriti optimistlikult ja üleskutsuvalt. Euroopa Liit on tegelikult samadest küsimustest ja probleemidest aru saanud, mida ma teile lühidalt siin tutvustasin, ja tänavu aprillis lansseeriti Euroopa Liidu siis tehisaru kontinendi strateegia. See sisaldab mitmeid uuendusi, seda sama suveräänsusest arusaamist, seda sama väikeste keelte ja kultuuride kaitset seda ja arendust ja seda sama tegelikult õigusruumi olulisust ja õiguste kaitset, vabaduste kaitset. Aga see sisaldab ühte olulist asja veel, et ta sisaldab seda arusaama, et jah, me oleme maailmas praegu maha jäänud, selles ei ole mingit kahtlust. Aga meil on võimalik ette minna. Ja meil on võimalik ette minna siis, kui me kasutame seda, mis on Euroopas alati olnud tugevus. Ja Euroopas on alati olnud tugevuseks see, et me vastastikku üksteist usaldame ja meie on siin akadeemia ehk teadlaskond, eraettevõtlus ja avalik sektor. See on olnud Eesti senise eduloo vundament, lisaks siis sellele usalduse ehitamisele, läbipaistvuse ehitamisele. Aga see on midagi sellist, mida mujal maailmas ei ole. Niisugusel kujul avaliku sektori, teadlaskonna ja eraettevõtluse koostööd mujal maailmas ei ole. Ja kuna me alustame hiljem, ma sageli toon seda näidet, et näiteks ka ukrainlased alustasid hiljem omadegi riigi ehitamist. Nad võtsid väga palju Eestilt üle, me oleme ukrainlasi väga palju aidanud, aga me peame tunnistama, mõnes asjas on ukrainlased meist ette jõudnud. Sellepärast, et nad alustasid hiljem, sellepärast, et nad õppisid meie vigadest. Ja see on nüüd meie võimalus. Meie saame õppida nendest vigadest, mis on juba tehtud. Ja me saame nendest vigadest õppinuna selles unikaalses koostöös, mis meil on teadlaskond, avalik sektor, ettevõtlus, kõik koostööd tehes minna tegelikult ette. See on ka selle Euroopa Liidu strateegia, tehisaru strateegia eesmärk, mida Eesti on väga jõuliselt toetanud. Kui ma tulen nüüd demokraatia juurde, demokraatia hoidmise juurde, siis kõhklusteta, kuna koos on siis justiitspool ja digipool, siis just selle justiitspoole vaates, õigusriigi kaitse vaates on kõhklusteta selle hoidmine, nende vabaduste hoidmine, meie põhiseaduslikkuse korra, meie põhiseaduslike väärtuste hoidmise küsimus, kõige olulisem selles tehisarus. Ja me väga loodame, et mitte ainult siis IT-küsimuste lahendamisel, mitte ainult energiatarbe, salvestusküsimuste või muude asjade kasutamisel, ega mikrofonid ongi keeruline küsimus, IT on ka keeruline, ja, aga ma lõpetan. Ja. Vabandan selle katkestuse eest, aga ka see vist ikkagi reageerib. Ei aita. Ja, räägin siis lihtsalt kõvema häälega edasi ja loodan, et salvestusse ka midagi jõuab. Et me suudame seda demokraatiat hoida siis, kui lisaks IT-arendustele ka tegelikult kõik need teadlased, kes tegelevadki demokraatia ühiskonna küsimustega, väga hästi panustavad tehisaru maailmas kõige rohkem kasutava avaliku sektoriga Eesti arendamisse. Ja ma õnneks näen, et sellega on päris hästi. Me oleme, ma siin tänan Jaak Vilo, kes on väga jõuliselt seda lükanud, et meil tekiks oluliselt rohkem doktorantuuri kohti tehisaru ja andmetega seotud siis
õppetoolidesse. Need on tekkinud, aga ma väga loodan, et ka sotsiaalteadused panustavad just nimelt nende demokraatia kaitseküsimuste lahendamisse, et jällegi see tekiks kõik meil koostöös ühiselt mõeldes. Kui kellelgi on mingeid mõtteid, mingeid tähelepanekuid, kui keegi soovib kaasa rääkida, osaleda nii selles tehisaru gigatehase arenduses, aitäh, nii selles suveräänse tehisaru mudelite arenduses, siis kõik on väga oodatud. Me teeme seda kogu aeg õppides, kogu aeg otsides paremaid lahendusi. See, mis oli eile meil hästi teada, on homseks vananenud, nii et selles ühises koostöös saame me need asjad tehtud. Aitäh!